Kui oled lisanud veebiviiteid, õpijuhiseid või üles laadinud materjale, siis on sul võimalik neid ka teisaldada, liigutada, muuta, kustutada, peita. Teisaldamine. Teisaldamine tähendab seda, et sa vaatad oma sissejuhatuse struktuuri üle näiteks ja otsustad mõne õpijuhise või mõne veebiviite järjekorda muuta. Nii et liigud hiirekursoriga sellele nupule, hoiad vasakut klahvi all ja teisaldad. Liigutad teise kohta. Ja kui otsustad, et seda tuleks näiteks ikkagi tagasi liigutada, siis jällegi liigud selle nupule, hoiad vasakut klahvi all ja viid selle pealkirja sinna taas, kuhu sa soovisid. Taandamine. Sa võid otsustada, et mingi teema on eelmise teema alamteemaks ja siis on sul võimalik seda niimoodi visuaalselt paremini kujunduslikult näidata, klõpsad seda paremale liigutamise nuppu ja antud teema eristus jääb siis niisugune arusaadav mulje, et see pealkiri, see teema, mis sa siin liigutasid, et see kuulub nüüd siia eelmise teema juurde. Tahad sisu muuta. Klõpsad nupul uuenda ja saad muuta kord juba sisestatud teksti. Pärast muutuste tegemist salvesta. Otsustad mõne materjali kustutada. Oled veendunud, et seda ei ole vaja, sa võib-olla proovisid ja katsetasid. Kustutamiseks on niisugune ristikesega nupp. Ja igal juhul küsitakse sult üle, et ega sa seda kogemata ei teinud. Ja kui sa oled veendunud, siis klõpsad okei ja materjal kustutatakse. Mõnikord sa võib-olla ei taha mingi teemal kõiki materjale veel õppijale näidata, siis on sul võimalik sellel silmakesega nupul klõpsates materjal õppija eest peita. Kui oled õpetaja, siis sina ikka ise näed neid materjale. Kuid õppija vaates neid materjale näha ei ole. Jätame meelde esimene teema, õpijuhis, lülitume õppija rollile ja neid õpijuhiseid õppijale praegu näha ei ole õppija vaates. Samasugused nupukesed, kus me saame kursuse neid mooduleid, olgu nad siis teemaformaadis või nädalakava formaadis, me saame neid siin samuti peita, et näiteks ma ei taha veel näidata õppijatele kõiki teemasid, kuigi mul on kursus üles ehitatud, kõik lisatud, et siis ma saan mingi teema lihtsalt ära peita, klõpsates siin teemablokis paremal pool sellel silmakesel. Et nüüd õppija seda teemat ja selle teemal olevaid materjale ei näe. Kui ma uuesti klõpsan, muutuvad materjalid õppijale nähtavaks. Kui ma soovin, võin ma mingisugust teemat ka nagu eraldi esile tuua, et näiteks siin on see lambikese kuju, märgise teema jooksvaks teemaks, et siis antud selle konkreetse teema puhul tekivad niisugused märgistused teemale vasakule paremale poole. See oleneb nüüd valitud kujundusmallist, et kui värvikad või nähtavad need märgistused mingi teema puhul on. Ja siis ma võin nii teha, et kui mul parasjagu on üks teema just käsitlemisel, et siis ma võin märkida, et näita ainult seda teemat. Et mul oli siin teemasid rohkem, aga praegu hetkel näiteks ma valisin selle, et mul on näha ainult teine teema. Et kui teile mõnikord tundub, et see on otstarbekas, et õppija ei näe kogu aeg kõiki teemasid, et siis on ka see võimalus. Ja samas on teil võimalik jällegi näidata kõiki teemasid, et siis klõpsate sellel nupukesel näita kõiki teemasid. Kõik teemad ilmusid taas nähtavale.